täna me lähme testima Eesti kõige erilisemaid Airbnb-sid. Et näha, kui ägedaid majutusasutusi suudab meie enda kodumaa pakkuda. Me vaatasime üle kõik Airbnb kuulutused Eestis ning valisime välja 3 tükki, mis tunduvad kõige erilisemad, lahedamad ning omanäolisemad. Ning nagu ikka, et videos põnevust kerida, siis meie sihtkohad lähevad video vältel aina crazymaks. Reaalselt see viimane Airbnb võtab täiesti sõnatuks. Ja see ei ole reaalne, et selline asi üldse Airbnbis on. Ja et see üldse Eestis asub. Või et see Eestis on. Jaa, reaalselt. No nii, rahvas, me oleme jõudnud esimese Airbnb juurde. Me sõitsime Põlvamaa metsade vahele ning siit me peaksime leidma ühe Eesti kõige uuema ja ühe kõige crazyma puuonni. Ja oh my god! Kui äge! See lootmine hausas puuonnike maksab 196 € öö kohta ning loeme mõned arvustused, mida on teised inimesed selle koha kohta arvanud. Väga ilus ja privaatne majake, mõnus vaikne loodus, hubalne, stiilne ja kaasaegne sisustus. Super mõnus saun. Kas seal üleval on saun või? Kas me lähme praegu reaalselt puuonni, kus on saun? Ma teadsin see puuon, aga ma ei teadnud, et see saun ka üleval on. Ma mõtlesin, et see saun on äkki mingi kõrval majas või, aga see, et seal üleval on saun. Aga see on ülituus ju. Igatahes, majake on mõnusalt ruumikas. No näeb suht suur välja. Ta on suur. Minu puuonnid vanasti olid ikka palju väiksemad. Aga miks me just selle Airbnb valisime üheks erilisemaks 100 Eesti Airbnb-de seast? Sest et see näeb välja haigelt äge. Ja minu lapsepõlve unistus on olnud endale teha nagu kõige ägedam puuonn. Ma olen neid palju teinud, aga mitte ükski pole olnud nii äge ja mitte üheski ei ole olnud sauna. Kuule, aga lähme vaatame, kas see saun seal päriselt ka on. Davai! Nagu vaadake seda. Holy! Ja siin on nii soe! Kas sa näed, kui armas see on? Täiesti crazy! Joo, sa oledki reaalselt nagu puu otsas. Siin ei ole mingi kilekotte ja naele ja tööriistu igal pool, nagu mul vanasti oli. Davai, room tour käima nüüd! Tere tulemast metsaonni. Minu arust kõige suurem asi siin juures on see, et kogu see sisustus sulandub imeliselt kogu selle metsademaatikaga kokku. Nagu te näete, voodi, täispuidust, ilus. See, et sa saad olla nagu mõnusas, pehmes voodis ja samal ajal vaadata lihtsalt. Sa oled nagu puude kohal. Sa oledki nagu puu peal reaalselt. Ja peale imelist vaadata siin on ka nagu mega palju mugavust. Kõigepealt väga äge täispuidust laud. Köök on täitsa varustatud. Siin on isegi mini nõudepesumasin, mida pole nagu Airbnb-des põhimõtteliselt mitte kunagi. Ahi ja no samal ajal, kui sa siin teed oma mingi pannkooke, vaatad lihtsalt õue, sest siin on ka imeline suur aken. Ja kui sa soovid hommiku kohvi nautida hoopis värske õhu käes, siis seda on mega mugav siin teha. Sest sa saad näiteks siin istuda oma hommikuteed juua või siin süüa või õhtul chillida siin ja raamatut loeda. Samal ajal olla puulotvadele mega lähedal. Aga samas, kuna ma kardan kõrgust, siis ta ei ole nii kõrge, et mul hakkaks nagu mega hirmus. Ja no sa vaade sellele tiigile on ka mega nunnu. Lihtsalt nii nunnu, nii maaliline, nii palju erinevaid puid on siin. Aga laseme nüüd Mihli tutvustada seda kõige ägedamat osa. Nii, ja tulles siit rõdult tagasi tuppa. Esimene asi, üliäge päris puidust kapp, mille peal loomulikult on paar õllet siin peremeestele jäetud. Igal juhul tulles siit magamis- ja köögitoast pesuruumi tuppa on kohe vasakut kätt WC. Nagu te näete, on siin olemas täielikult uus peldik ja ei peagi otse maha laskma. Aga mis mulle eriti siin meeldib, on mingisugune nagu väga luksuslik, mingisugune pruunist kivist tehtud kraanikauss. Tšauki! Nii, ja siit vetsust kohe edasi on dušš. Oi! Oota, Mihkel! Ma mõtlesin, et see tuleb sellest, vaata, aga tuli hoopis sellest. Ja samal ajal, kui sa duši võtad, on sul vaade sellele kenale terrassile, mida Maia just näitas.
Ja mis on minu meelest selle Airbnb juures kõige erilisem, on see, et meil on puuonnis ka saun, kus on ülimalt ilus vaade. Kuid kusjuures tegelikult meil oli ka üks natukene sügavam mõte, miks me just kõige erilisemaid Airbnb-sid Eestis taga ajame. No peale metsavideot on natuke raske olnud leida üles endist sellist kirge YouTube'i vastu, mis meil ennist nagu täie tulega põles. Seega me otsisime need kõige erilisemad Airbnb-d üles, et ka nende erilisusest ammutada natuke inspiratsiooni. Seega igas Airbnb-s on meil nüüd üks missioon. Leida loovuse särts justkui. Loovuse särts! Kui mingis Airbnb-s meil sellist loovuse särtsu momenti ei teki, siis Airbnb tegelikult ei olegi nii eriline. Aga selle Airbnb juures on veel päris äge see, et mu vanaema elab päris ligidal. Seega ma mõtlesin, et võib-olla läheks neile korraks külla või kutsuks nad ise endale külla. Läheks neile külla. Saab süüa ka. Ja. Panime sauna sooja ning tatsasime autosse, kuid tee peal ootas meid veel üks üllatus. Vaadake, seal on kits. Lisab Airbnb-le väga palju juurde. No see on väga eriline, kui siin reaalselt kitsed ka on. Ja seejärel sõitsime edasi mu vanavanemate juurde. Me oleme jõudnud nüüd siia vanema juurde. Seal teeb õunakooki. Me sõime just hernesuppi. Tahad ka midagi öelda? See on mikrofon. Oota, ma hoian oma käes seda siis. Ja. Kuidas koogil läheb? No korras, aga üks mõne minut veel on. Saate natuke makustoitu ka õunakooki ka peale supile. Kui kõht oli täis, siis näitasime neile ka oma elamist. Väga ilus ja metsaalune on niivõrd ilus ja ilus koht on kohe, nii et väga suurepärane ehitus. Eriline koht ja eriline lahendus. Me saatsime mu vanavanemad ära ning seejärel võtsime natuke aega endale, et argilust puhata. Nagu nii selline rahulik, nii mõnus. See oli üks lõõgastavamaid kogemusi üle pika aja. Loomulikult aitas kaasa ka see ülikousi atmosfäär ja saun, kuid teadmine, et sa oled kuskil puuonnis ja maapinnast kõrgemal, andis sellele kogemusele nagu üllatavalt palju juurde ja tegi selle õhtu eriti maagiliseks. Hommikul ärkasime mega ilusa vaatega, kus nägime möllamas ka üht väikest orava poissi. Oravake! Seejärel käisin Mihkli vanavanemate juures pannkooke söömas ning peale seda oligi aeg selle armsa linnupesaga hüvasti jätta. No nii, see Airbnb tõesti on väga-väga eriline. Aga kõige tähtsam küsimus on see, et kas meie eesmärk saada üks loovuse särtsu moment, kas see sai täidetud? Mul ei olnud küll täiesti siukest nagu eureka momenti, aga ma tõesti tunnen, et ma sain väga sügavalt välja puhata. Tunnen, et see annab mu loovusele väga palju juurde. Mul küll sellist loovuse särtsu momenti justkui ei olnud, aga see minu arust ei ole selle koha süü, sest üks asi ma puhkasin mõnusalt välja. Mul oli Mihkel sinuga nii tore aega veeta ning see nagu tunne, et ikkagi oled nagu veidike maast kõrgemal, oli mega äge. Aga meie lähme juba kohe järgmise erilise Airbnb juurde. Kui see Airbnb on õhus, siis järgmine Airbnb on sellele täielik vastand. Lähme. Me oleme jõudnud Eesti teise otsa Haapsalu kanti. Ja me oleme tulnud maa-alusesse Hobbit House'i. No reaalselt, see on maja, kus võiksid sama hästi elada. Reaalselt päkapikud maksab siis põhimõtteliselt 260 € ühe öö kohta. Ta on päris kallis, aga vaatame, kas ta on ka väärt seda hinda. Aga loeme ette mõned arvustused. Majatke on stiilselt sisustatud, varustatud kõigi mugavustega, isegi oma veinikelder. Kas me võime sealt võtta ka või? Ei tea, küll sulle teada. Tünnisaunas lõõgastumine oli tõeline nauding. Minul on ainult küsimus, et
kus see tünnisaun siis on? Aga enne kui me läheme uudistama, mida nii erilist seal maal on meil teile üks väga tähtis uudis. Meil on mürts! Ja selle mürtsi taga on ka väga tegelikult sügav mõte. Meil on 2 pusa, järgi oma südant ning olen mägesid ületamas. Ning väga väikselt on tekst ka, olen mägesid ületamas. Kui sa vaatad, siis siin on ka üks väike tüüp, kes ületab praegu mägesid. Ja teine pusa, nagu ma ütlesin, on järgi oma südant. Ja need on 2 motot, mis meil on kõige tähtsamad. Ja tänu millele meie töö on käia reaalselt sellistes kohtades. Aga see ei oleks tulnud ilma selleta, kui me ei oleks nagu lapsest peale mingi videoid teinud. Tšau! Mina olen Maia. Ma olen Eneli. Ja täna me teeme videot. Ootus versus reaalsus. Kui me ei oleks gümnaasiumis hakanud mingi cringe TikTok'i tegema, mille pärast meie sõbrad meid taga rääkisid. Eestlaste suurim viga kohtingutel. Kui sa plaanid temaga sööma minna, siis enne seda tuleb kindlasti midagi vahvat teha. Aga tänu sellele, et me oleme järginud oma südant. Ja pingutanud oma unistuste nimel. Jah, tänu sellele me oleme siin. Nii et täpselt seda meie pusad representeerivad. Ja iga päev nad tuletavad sulle meelde, et sa järgiksid just oma unistusi ning teeksid enda nimel roppu tööd. Seega, kui sa tahad meie mürtsi osta, siis mine lingile cozy.ee ja need pusad on saadaval ainult selle nädala lõpuni. 7 päeva. Ainult 7 päeva. Ma ei oska öelda, millal tuleb uus mürtsitropp. Seega, kui sulle meeldib meie bränd, kui sa tahad näha nagu kõige coolim vend oma koolis, siis mine tšekka. Saad sealt pilte näha, vaadata, kas see sobib sulle. Aga... Lähe vaatame, mis seal ukse taga on. Me just tulime siia. Me ei ole veel kellegiga päriselus rääkinud ja me näeme, et siin ees on üks võti. See ütleb, nagu sa peaksid seda keerama. Siin on veel üks uks. Teine uks. Maia, tahad selle ise teha või? No toi. Veivikeller. Oh my god! Mida kui armas see on? Kas see on see, et sa saad siin istuda nagu või? Vaata, siin on mingid toolid ja siin on klaasid ja sa saad vist veine proovida. Puravikud ja 2023. aasta puravikud on siin. Sest see on ju päkapiku maja ja mida teevad päkapikud oma majakestes? Joovad veini ja söövad seeni. Sealt uksest me tulime sisse ja nüüd on siin üks uks. Lähme vaatame, kuhu see viib. Kinni. Sealt puudus edasipääs, nii et me teeme nüüd siia väikese ringi peale. Oi, kui nunnu! Mida kui äge see on? Aga vaatame siis sisse äkki või? Let's go. Lähme. Ongi lahti. Mida? Pekki kui vinge see välja näeb. See on... Okei, kuulge, aga Maia, mis sa arvad, kui rollime ühe väikse roomtuuri? Teeme ühe roomtuuri. Roomtuur käima. Tulles uksest sisse kohe vasakule kätt jääb köök. Esiteks on siin üks väga mõnus suur laud ja mis minule meeldib kõige rohkem. Vaadake, kui nunnud ka olid. Ja siis edasi me lähme kööki. Siin on mingisugune robotiga külmkapp. Vaadake, ma teen ta lahti. Kui keegi seda ei ava, siis ta peaks ise kinni minema. Aga jah, köök muidu on väga ilus, kõik asjad on olemas. Aga siit köögist edasi me tuleme puhkealasse. Need lauad on välja lõige mingisugusest rohelisest kivimist. Nagu smakard, aga noh, ta arvates... Smakard? Smaragd, Mihkels! Oota, sa unustasid. Vaata, see on kingitus selle Silma Retreati poolt. See on see veinipudeli korgi peale, vaata, kui sa ei taha, et ta külmkapis halvaks läheks. Nunna ju. Aga Maia, näita ülejäänud Maja. Ja siit elutoa ja köögialalt liigume me magamistuppa. Suur Grand Reviil. Tadaa! Siin on väga mõnus ja pehme ja cozy voodi. Ja nii äge, kuidas siin majakeses on valgustusega mängitud. Need pallikestest laelambid, ilusa töölambid, maalidel oma lambid.
Ühesõnaga väga nunnu cozy, aga luksuslik. Lähme edasi vannituppa. Siin on selline äge koridor, kus on suur kapp, kuhu sa saad asju panna. Ja siin on müts ka. Nii nunnu sauna müts ju. Lähme vannituppa. Siin on väga suures osas selline ilus roheline kiviplaat seinas ning tulge vaadake dušinurka. No dušinurk ise on väga ilus, aga vaadake üles. Siin on väike katusaken, mis lisab nii palju juurde. Oota, kas siit saabki siis veinikeldrisse minna? Päris äge. Opa, Maie, siin on mingisugune... Teeksid mulle ühe veini välja äkki. See on siuke 220 €. Siin on sellist hobiti stiili, sõrmuste isandate stiili, aga see on samas mega hubane ja luksuslik. Kuid kas piisavalt eriline, et ehitada meid selline loomuse särts? Sest ma arvan, et ei ole unustanud, et iga selle Airbnb mõte on tekitades meis sellist kirge ja loovuse tunnet, mis annaks meile kütet edasi, et veelgi rohkem ägedaid YouTube videoid teha. Nii et seega proovime täna siin tünni teha, Mihkel võib-olla proovime mingit veini ja vaatame, kas see loovsärts meil tuleb või mitte. Ning kui maja on künka sees, siis tuleb ka tiir teha katuse peal. Gorilla. Olen meie katuse peal. Eelmisel Airbnb-l me olime selle all, nüüd ma olen selle peal. Ja nüüd on aeg panna tünnisaun sooja. Töö on tehtud. Keegi on juba siin nüüd pannud, siis on vaja ainult põlema saada. Edasi läksime Haapsalusse sööma ja sattusime ühte kõrtsi, kus oli mega hea toit. Tagasi koju jõudes tegime tule kaminasse ning pidime ka ära katsetama selle veinikeldri. Tünn meil kõeb, meil on mõnus lõke tehtud kaminasse, kõht on meil täis, aga mida meil ei ole, on väikest veinikest. Ja kuna meie siin Airbnb's on reaalne veinikelder, siis lähme vaatame, valime sealt midagi. Nüüd on ainuke probleem see, et siin on veinid alates 18 € kuni 200+ €. Nii et kõigepealt tuleb leida midagi sealt madalamast poolest. Ma ei tea, kas te saate aru, aga see uks teed lahti ja sa oled veel nagu kodus. Meie toas. Ma vist tahaks punast veini. Esimene punane, mis ma siin näen, on 16. 44. Nii, vaata, mis veel on. See on ka punane. 14. 24. Rich cherry, color with violet tones, wine, exhibits aroma, intense fruit, soft chocolate, tobacco leaf. Ma arvan, et see on tõesti see. Rahakoti järgi ka täitsa hea valik. 24 €. 2 pudeli veini eest saaks ühe pusa ostat. See on tõsi. Joote 2 pudelit vähem veini ja te saate endale aastateks väga hea pusa. Kuna mul on juba pusa olemas, siis täna proovime. Oda, ma tahan seda su lahti teha. Ei, ma toks ise teha. Ei, sina jood veini, mina seda lahti teha. Ei, teeme vastupidi. Ei. Kuidas sa teed lahti? Oskad teha? Muidugi oskan. Keerame selle siia ilusti korgi sisse. Ta ei lähe. Ta ei tööta välisest. Kas ta mõden ise? Okei, ma tee siis ise. Oskad teha? Muidugi oskan. Keerata, siis peaks suruma ka. Oppa! Wow. See on üks parimaid punaseid veine, mida ma olen elus joonud. Kas see on kõige kallim punane vein, mida sa oled elus joonud? Kusjuures küll, jah. See on nii äge. Ma maitsesin ja siis mu kõik nagu maitsemeeled nagu läksid elama. Ma arvan, et vot selle pärast ongi meile jäetud siia siuke väike kinnitus, et kui sa siit ostad veini näiteks mingi 250 € või midagi ja sa tahad seda jätta hiljemaks, siis meil on jätud siukene Mihkel, kuidas sa nii klamsi oled? Aga lähme vaatame tünnisauna. Jah. Ma arvan, kehal on juba päris mõnus. Soem kindlasti kui õues. Lähme.
Tervist! Põhimõtteliselt me just filmisime, kuidas me tulime siia. Imelisse tunnisauna, mis on tegelikult perfektse temperatuuriga. Aga meil ei filminud. Meil oli nii toredaid mingid momente ja nalju, aga see ei filminud, mis on nii kurb. Igatahes, kui te näete, siin on nagu mega mõnus. Homne Airbnb ei tule väga mõnus ega väga chill. Homne Airbnb on disainitud, et sul oleks vastupidine väga chillil. Aga enne kui me homsesse hüppame, siis kui sulle videod meeldib, siis pane praegu like. Kui me saame täis 1000 laiki, siis me teeme sellele Airbnb seeriale teise osa. Sest praegu siin roadtrippides ma olen scrollinud Airbnb-d ja leidnud veel mõned päris ägedad. Davai, me mängime siin nüüd edasi Merinetsisid. Tšau! Mihkel on uppu Merinetsid. Tere hommikust! Mõtlesime, et räägime, mis meie viimased mõtted sellest Airbnb-st on. Ja kas see täitis meie eesmärgi leida see loovuse särts? Ma tunnen, et mul oli küll siukene kerge loovuse särtsu moment. Ma tundsin ennast hästi lapselikult, kui me olime seal veinikeldris. Sest et see oli täpselt siuke nagu muinasjutu maailm. Mina tegelikult saan sellega väga samastuda, et mul oli ka väga lihtne connectida oma sisemise lapsega. Et seega, kui ma jooksin sealt mingi katuse pealt alla ja siis kui sai sulistada õhtul seal tunnisaunas ja no veinikeldri ka, see oli nagu mega cool. Et ma arvan, et mu loovuse särts oligi see, et sai oma sisemise lapsega aega veeta. Peale hommikusööki pakkisime asjad ning suundusime Tallinnasse, kus asus Airbnb, mis oli meie meelest, kõige teistsugusem. No nii, oleme jõudnud Tallinna vanalinna ja peab mainima, et järgmine lõik võib vajada vanemlikku selgitust ning soovitatav vaataja vanus võiks olla sinna 15+. See, mis nüüd videos hakkab tulema, võib-olla ei sobi nõrganärvilistele. Tegu on siiski piinakambriga. Selle Airbnb maksumus on 148 eurot ning loome ette ka mõned arvustused. See on inglise keeles. I didn't believe until the very end that there would be such a room. It turned out to be better than I thought. It's a pity we didn't have time to try everything. We will be back. I recommend it. Vivid sensations are guaranteed. Rammo kirjutab, there are no comments available for this review. Now I'm scared. Keegi sooda. Excellent time that I will remember forever. Good time to spend time and discover different things in life. Lähme vaatame, mis selle hirmsa ukse taga on. Aga nagu ma juba mainisin, see võib vajada vanemlikku selgitust, nii et ja alla 15-aastastele ma seda vaadata ei soovita. Seega kõik lapsed ja noored ning nõrganärvilised, teile viimane vihje. See pusa on saadaval ainult 7 päeva, seega minge uurige selle kohta lähemalt meie veebilehelt houseip.ee. Aga tavai, tšauka on nõrganärvilised ja noored ja lähme nüüd piinakambrisse. Jah. Nii, me saime just esimese ukse lahti ja siin taga on veel üks klaasuks. Mille siin esimesena? Natuke kardan. Oota, panen ukse kinni. Et keegi ei näeks, kus me oleme. Ma arvasin, et see esimene ruum on see nagu mingi köök ja mingi elutuba. Mul ei ole sõnu. No põhimõtteliselt, mida rohkem me mõtleme, et see on imelik, seda imelikum see on, nii et me peame mõtlema, et see ei ole imelik. Tere tulemast meie roomtouri! Esimene sisustuselement on meil selline imeline laud koos kapiga, kus on kõik vajalikud asjad. Ma ei oleks mitte kunagi arvanud, et Eestis leiab sellist Airbnb-d, mis reaalselt ongi mõeldud freaking piinamiseks. See on see, kuidas me seda kutsume, et ta oleks veidikene family friendly. See on üsna šokk, et siuke asi on saadaval Airbnb-s. Jah. Ma kohe näen, et siin on näiteks desovahend, et kui sa muidu jõusalis käid. Ta saab nagu pärast puhastada. Okei. Ma toon ikka nagu kõige teistsugune Airbnb, mida oli võimalik Eestist leida. Ja kuna me täna testime Eesti kõige erilisemad Airbnb-sid,
siis siia me tulimegi. Jah, aga ma nüüd näitan teile, mis sealpool on. Siit esikust vasakut kätt on meil üks voodi. Et see on siis jah. Ja siin all siis on... Sinna lähed siis, kui sa oled pahandust teinud. Minu arust on kõige reisim on see, et see lihtsalt on esimene asi, mida sa näed, kui nagu uksest sisse tulevad, vaata. Jaa, see oli lihtsalt šokk. Ei, see on see, et see on nagu otse, et sa tuled isikust, et mõtle, et kutsud kellegi külla endale ja siis ta on nagu... Kus sa veel elad? Mõtle, kui naljakas pränk see oleks kellegi kutsud, et me koli sinna, vaata. Uus kvarter. Tulles siit nüüd edasi, on siin üks... Veel üks puur. Veel üks puur, pluss siis günekoloogi... Vaatame järgmiseid ruume. Jah. Nii, ja siit läheb edasi... Siin on... Oh my god, see on päris naljakas. Siin on elutuba, kus on ka dušš. Siin on nagu siukene tavaline elutuba. Ja seal on dušš. See on just kui siuke ruum, mis oleks võinud olla esimene ruum, kus sa sisse kõnnid. Ja. Ning siit läheb... Siin põhimõtteliselt on kõigepealt WC. Igatahes siin on üks kaadervärk, mis on keskajalikule piinumiskaadertisele kõige omapärasem. Kui sa tahad mängida, et sa oled Jeesus, keda risti löödakse, siis siin sa saab seda teha. Kas see on nagu liiga halb nalli või? Seal on rist, mis on nagu... Lähme edasi. Siin on siis üks saunauks. Seal on veel üks dušš. Miks siin 2 dušši on? Ma ei tea. Nüüd te oletegi näinud 3 väga erilist Airbnb-d, aga on ainult küsimus, et meil peab siin tekkima mingisugune loovuse hetk. Ei tekkinud. Aga kallis vaataja, kui sa tahad oma südant järgida ja oma unistuste nimel pingutada, siis mine vaata, võib-olla sulle see pusa meeldib. Nii kindlasti pane sellele videole like. Kui see video saab 1000 laiki, siis me teeme sellele teise osa. Tšau! Lähme koju ja siis on mine e-poodi.